Ära vooli praevarrast, kui lindki veel metsas. Laskmata karu nahka ei jagata. A luuavarrest või ka tõnega tulgi. A laskmata karu nahka jagatas kaiks päris tihti. Tuud nimetatas eelarve vastavõtmises. Eelarve vastavõtmisel võid muidugi ka tuuorki lennata, et loodat, et tuleva aasta mõtsan kahre sama palju kui see aasta all. Aga kui kiäki ullas kimakaru maha, jääs ka poige ju veidembas. A samamuudu oma ohustatuga mitme Eesti koduelaja liigi. On tu siis Tori hoppen või Kihnu maalammas või Eesti hagijas. A seal on ka oht, et kui hakkad väega tuud tõupuhtust hoitma ja see isendi väega kiduras, tuleks Vällamaalt värsket verd sisse tuua. Ega eestlanegi on ju nii vinske sel tänu tuule, et meil nii palju külalisi on käynud. Kui Eestil oleks oma rahvuskoer, siis võiks see kindlasti olla meie oma ainus ja siinmail aretatud Eesti hagijas. Kuid miks on nii, et teame tänapäeval sellest hinnatud jahikoerast nii vähe? Eesti koera sünniaastaks võib tinglikult pidada 1954. aastat, sest just siis kinnitati Eesti hagija tõustandardid. Koerakasvataja Maris Siilman kinnitab, et kodumaise koeratõu esindajaid on võrreldes varasemaga vähemaks jäänud. Varem oli rohkem ja kogu see jahindus oli nagu teistmoodi organiseeritud kui tänapäeval ja lisaks on ulukite populatsioon päris palju muutunud. Et kui tollel ajal ikkagi oli jänes ja rebane, nii-öelda see põhiline, siis tänapäeval on väga suur osa jahimeestest oma eelistusi muutnud suurulikute peale. Kas on üldse niimoodi, et jahimeestel on vähem koeri, jahikoeri? Ei, seda ma ei saaks öelda, aga tõud on muutunud, mida nad kasutavad ja omavad. Tõtt öelda on Eesti hagijas tõeline haruldus, sest tänase seisuga elab terves maailmas vaid 1000 tõuvaberitega isendit. Eesti juurtega koerad resideeruvad valdavalt idanaabrite juures, aga ka Ukrainas ja Valgevenes. Lisaks on Eesti koera vastu suurenenud soomlaste huvi. Siin on nüüd 3 Eesti hagijat, kõik puhtaverelised ja puha. Nad on siis meil kodumaal sündinud ja kasvanud või on nad mujalt? See musta seljaga on kodumaine ehk oma toodang. Aga need 2 siin, need heledama seljaga, nemad on pärit Venemaalt. Meil elavate Eesti hagijate geenibaas ei ole väga mitmekesine. Teisisõnu on paljud siinsed koerad omavahel sugulased. Seetõttu valibki Maris oma hagijaid ja nende paarilisi kaugemalt, et tuua juurde värsket verd. Eestis kasutatakse hagijat jänese, rebase ja ilvese jahil. Eesti seadused ega palju muud eriti ei lubagi, aga siin Venemaal näiteks kasutavad ka metsea jahil, põtradega isegi hunte on. Tegelikult tõustandard iseenesest ütlebki ära selle, et ta on jänese, rebase ja ilvese jahiks aretatud, et kui laikad on peatavad koerad, siis hagijad on ajavad koerad ning tõenäoliselt kardetakse, et see jaht lihtsalt läheb nii pikaks ja uluk liigub nii palju, et see ei ole otstarbekas ja on koormav. Tiit, sina käid oma hagijatega jahil. Kui head jahikoerad Eesti hagijad on? Ta on ajujahikoer, ta ajab ja ta on see, et tal on väga visa. Et näiteks ta just mõnele on see häda, et ta võib ajada sul niimoodi õhtuni välja ühte jänest. Kui mehi on vähe ja õigel kohal ees ei ole, siis see on probleemiks, et ei saa kindlal ajal koju minna. Varem oli tal häda ka selles, et ta tõesti võis seal mitu päeva metsas olla ja oli taga probleem, aga nüüd on need seadmed ja nende järgi saad ikka koera kätte. Kui oluline on sinu jaoks, et see koer, kellega sa jahil käid, on Eesti algupärane? No, väga tähtis, kui ma sellest alustan, siis 70. aastal mul oli isa on 81 ja kogu aeg jahimees olnud ja oli hagijas, mina olen siis noor poiss ja sel ajal juba see koer väga, väga meeldis. Ta on väga ilus jaht selle poolest, et Eesti hagijas kilkab ja see hääle hindamine, kui näiteks käid katsetel, siis on ka see hääle hindamine väga tähtis, et tal on
ja kes on rohkem käinud, saab kohe aru, kas koer ajab jänest, ajab ta rebast. Nii et kui Eesti hagija puhul tuua välja 2 sellist head iseloomuomadust, siis üks on see, et ta on visa jahimehe hingega ja teine, et ta teeb kõlavat häält. Jah, väga ilus hääl on. Kõik Eesti hagija omanikud ei kasvata temast jahikoera, vaid võtavad ta mõnusaks perekoeraks. Teie Roosi on perekoer. Kas ta on hea sõber? Roosi on täiesti ehtne perekoer, et ta on väga hea koer. Väga hea iseloomuga ja väga mõnus rahulik koer. Ta on hästi kannatlik ja ta on lastega tohutult leplik. Nagu tüdrukud olid väikesed siis, kui me Roosi saime endale. Et Roosi oli nõus kõigega, mis temaga tehti, et ta tõesti kandis meil nukuriided ja sõitis nukuvankris, et ta oli nagu hästi leplik ja kannatlik lastega. Teil on ka küülikud aias ja merisead ka. Kuidas jahikoer saab läbi oma saakobjekti või jälitatavaga? Kuidas see võimalik on? Suurepäraselt. Et ta ei ole kunagi mitte midagi teinud, et meie esimene hagijas elas koos toajänesega korteris ja siis oli väga lahe pilt, kuidas hagijas ja siis toajäänes kõrvuti kamina ees magasid üksteise kaisus. Et see oli nagu, seda imestasid kõik. Roosil on praegu siis teine pesakond poegi. Kui lihtne on kutsikatele uued omanikud leida ja kas otsitakse ekstra Eesti hagijaid? On inimesi, kes tahavad Eesti hagijaid ja kes tunnevad Eesti hagijat. Et selliseid on ja eelmised kutsikad me saime, leidsid endale uued pered kas 2,5 kuuga. Et ei olnud probleemi. Eelmine pesakond oli 7 kutsikat, et nüüd on neid 9. Ka Maris Siilman usub, et Eesti hagijas on igati väärt koer ning iga kutsikas leiab kindlasti hooliva kodu. Siiski on Eesti hagija algupära arvestades oluline, et kindel osa järelkasvust jõuaks jahimeeste peredesse. Nii säilib tõule omane jahipidamisinstinkt. Võid sa ka öelda nüüd, tundes nende koerte hingeelu ja nende omadusi, et mis on nende sellised positiivsed küljed ja mis nõrgemad küljed? Eks ta kipub olema, et nii nagu nimigi ütleb, et siis nagu õige eestlane. Et alguses võib-olla veidi selline reserveeritud ja kindlasti hästi isepäine, aga samas kui seda südame võidad, siis ta nagu on väga ustav kaaslane ja truu kuni lõpuni, et ma arvan, et see, mis iseloomustab Eesti inimest, iseloomustab ka neid koere. Detsembris täitub Eesti hagijal meie truu kaaslase ja jahikoerana juba 58 aastat. Ometi, rahvusvaheliselt Eesti hagijat koeratõuna seni ei eksisteerigi. Maris ja Eesti Kennelliit töötavad aga selle nimel, et vahvale koerale kuuluks teenitult ametlik rahvusvaheline tunnustus. Mida saaks teha, et Eesti hagijas oleks oma kodumaal veelgi populaarsem? Populariseerida väikeuluku jahti tõenäoliselt, et neid lihtsalt häid kodusid leidub loomulikult. Aga selleks, et koera tööomadused säiliksid või tõutööomadused säiliksid, selleks on kindlasti oluline ikkagi ka see, et nad saavad ka jahikasutust. Kui teil pärast selle saatelõigu nägemist tekkis hirmus soov võtta endale ka koer, siis kindlasti kaaluge meie oma Eesti hagijat. Loodusfotograafiat nimetatakse ka veretuks jahiks. Tõsi, kui fotograaf tahab kiskjat liiga ligidalt pildistada, võib arvestada enda vere valamisega. Üks väljamaa fotograaf sai kord pildistamise käigus hammustada musta mamba käest, kelle mürk on alati surmav. Aga imekombel jättis mamba seekord mürgi pritsimata. Ju see hammustus oli siis ainult armastusest. On ju inimeste maailmaski tihti nii, et mürki hakatakse pritsima alles pärast pulmi. Eesti loodusfotograafide paremik kogunes maikuu lõpus siia Kagu-Eesti metsade keskele jahti pidama. Vereta jahirelvad on siiski võrdlemisi ohutud ja pauku ei tehta. Vereta jahi idee on lihtne.
loodusfotograafid üritavad paari päeva jooksul üht kindlat lindu või looma pildile püüda. Neile on abiks kohalikke olusid hästi tundvad jahimehed. Tänavu oli jahiobjektiks ronk, aga 15 aasta jooksul on jahitud paljusid loomi. Ega siis meil päris see mõte ei ole, et kui nüüd on ronk jahiloomaks kuulutatud, et siis keegi seas söödaplatsile ei lähe või ürita, ma ei tea, saarmast või kobrast kätte saada või metssiga või. Et selles mõttes ikkagi üritame saada üsna sellise mitmekülgse ülevaate sellest piirkonnast, kus me seda veretejahti peame. Veretejahi idee sündis praegu Looduse omnibussi vedava Jaan Riisi keldris. Juhtumisi seal keldris oli, kui ma mäletan õigesti, Jaak Tambets, Peeter Ernits ja võib-olla veel kedagi. Ja meil oli hästi mõnus õhtu, me olime seal mõnusasti aega veetnud ja mõte liikus hästi vabalt. Ja ma olin esimest korda pääsenud Aafrikasse tol ajal ja käinud Keenias ja näinud seda loomaküllust. Ja siis me tegelikult mingil hetkel, kui meil oli nii lahe olla, et mõte liikus täiesti igas suunas, siis järsku tuli see mõte, et mille poolest Eesti loodus on viletsam kui mingi Keenia savann, et siin on ka olemas tohutu elu, tohutud loomad. Tuleb ainult õigel ajal minna õigesse kohta. Iga fotograaf valmistub pildijahiks pisut isemoodi. Jahil pidamine üks suur kavaldamine. Selles mõttes, et siin tuleb alati teha vaikselt eeltööd. Eeltöö hakkab pihta juba siis, kui sa hakkad teada, et jahilind ja värk ja siis hakkad lugema, vaatad, mis tema aktiivsus on. Ja siis tuleb vaatad Google Earth'is ära ja mul kusjuures väga oli Street Views vaadata siin see metsateid, need olid täitsa olemas. Ja siis tuleb see esimene etapp, et lähed metsa ja jätad talle, või mitte metsa, vaid loodusesse ja siis jätad talle mulli, et sa tegelikult üldse ei ole tast huvitatud, et sa ei tahagi pildistada. Aga siis tuleb asi välja. Ja siis tuleb välja, siis loom on nõus, et pilt. Ja kui lähed niimoodi kambaga jõuga peale, siis ei mitte midagi. Täna õhtul saab ainult jahijutte. Esimese päeva õhtuks põrutavaid kohtumisi väga palju ei kogunenud. Seevastu jahi teine päev pakkus juba teravamaid elamusi. Kui metsist teatakse tavaliselt ikka kui haruldast lindu, siis siin metsas leidus kukk, kes end üsna lähedalt vaadata lubas. Kuuldused hulljulgast metsisest levisid fotograafide seas kiiresti. Aga kui klõpsimine liiga hoogsaks läks, sai linnul pildijahimeestest kõrini. Rehe peks. Kas oli hirm ka vahepeal? Mul oli algul küll, aga siis ma sain aru ta käitumist, et ei hüppa üle. Et pähe hüppaks või see nokk on tal ikka tõeliselt võimas. Kui sellega ikka matsu saada, siis on auk sees. Metsise käest ei ole peksa saanud ja kunagi Nugise käest sain hammustada. Taolisi jahimehe lugusid on jutustada igal fotograafil. Nii piltide kohta, mis tehtud said, kui ka nende kohta, mis mingil põhjusel tabamata jäid. See oli ainus kord, kus veretajahil oli ajujaht ja me olime siis nagu püsside asemel, olid meil kaamerad statiivide peal ja ootasime seal. Ja siis tuli aju poolelt ilusti rebane mööda kraavi täpselt minu suunas ja siis, kui ta jõudis juba nii lähedale põõsa tagant jäi vaatama, et kes see siin on ja ma mõtlesin, nüüd tuleb minu 100. pilt ja vajutasin päästikule, mitte midagi ei juhtunud. Vajutasin veel korra, ikka midagi ei juhtunud. Ühesõnaga ma ei saanud aru, mis toimub ja rebane ei saanud ka aru, mis toimub. Ja kui ta oli juba mõnda aega vaadanud, et see mees seal lihtsalt on, siis ta tüdines ära, läks minema. Ja siis muidugi ma sain aru, oli külm ilm, aku oli tühjaks jooksnud, ei päästik ei päästnud, aga see rebase imestanud nägu läbi põõsa 20 meetri kauguselt. See jääb mulle elu lõpuni meelde. Mul on meeldinud jäägritega ikka ringi sõita, et räägivad ümbruskonnast ja räägivad, et kust mida näha võib ja mis on selle vastava piirkonna eripärad ja sõidad ringi ja siis ühel hetkel näedki, et siis tollel korral alguses oli 2 põtra,
tahtsid minna soolakule, soolakivi lakkuma, aga Ilves hoopis oli nende tee peal ees ja oli murdnud ühe kitse ja lohistas seda siis söödaplatsilt minema varjulisse kohta, kus saaks siis ära süüada. Kuigi loodusfotograafia on enamasti üsna privaatne ala ning iga piltnik käib looduses omapäi, on veretajahi osalised siiski seda meelt, et suur seltskond võib mõnikord hoopis tööle lisaväärtust anda. Kindlasti annab juurde sellepärast, et meeste kontsentratsioon metsas on päris suur ja metsa kammitakse päris tihedalt läbi. Ja siis ongi võib-olla isegi suurem lootus selliseid kaadreid leida, et igas punktis on keegi kuskil midagi nägemas, vaatamas, pildistamas. Fotograafid, ükskõik, kas nad on siis looduses käijad või pildistavad mõnda muud eluala, nad eriti palju omavahel ei kohtu, et see suhtlemine, see koos olemine, see on väga meeldiv. Võib-olla see võistlusmoment annab oma sellise lisaväärtuse või kuidagi käivitab, et sa pingutad võib-olla isegi rohkem kui nii üksi teha. Kui nüüd kõik need 40 meest on kusagil samal ajal ja tulevad tagasi ja hakkavad arutama, siis on täiesti uskumatu, keda nad on saanud omale kaamerasse suhteliselt väiksel alal. Siis sa taipad tegelikult, kui palju loomi on sellel pisikesel alal. Vanan hään Vinne multikan juhtu nii, et jänes sai jahimehe käest püssi kätte ja võtse võimu endale. Või usku, et periselu on säänest asja ei juhtu, a siis võid haledale kõrvetada saia. Valgenvinnen Grodnon läts jahimis püssüperaga maha lööma rebast, kea juba pihta saanu ja repän lasse talle kuuli jalga. Ja vast tuu pärast käevadki jahimehe päämiselt mitmekesti mõtsan. Jahti on metsas peetud aastatuhandeid. Sajandeid paukunud püssi läheb metsas vaja ka praegu. Toidukaupluste ajastul ei ole lihanälg sugugi peamine, mis küti metsa ajab. Ulukite arvukus vajab reguleerimist, metsloomad vajavad lisatoitmist, liigirikkus hoidmist. Seda kõike tehakse just jahti pidades. Järgmises loos pauguvad püssid ja et jahimehed ei jäänud saagita, siis palun kõigil, kellele see teema ebameeldiv, lugu vahele jätta. Meil on täna nimekirjas 32 meest, mis on selle hooaja rekord. Äge, et nii palju meie välja tundnud. Kõigepealt siis sellest, mis meil lasta on, et lasta meil on põdrast 4 vasikat. Hirvest 3 vanat pulli, 6 lehma, 6 vasikat. Ja siis sead, põrsad, käsikud. Alustame sealt Mändela küla tagant, kus on sead vähe vist seal külarahvale liiga teinud, et aadasid tuhnenud siuke info siin see nädal tuli. Et hakkame sealt pihta ja siis tuleme siia poole järjest läheme Sõrve poole. Priit, kas sa mäletad oma esimest jahilkäiku? Mäletan. See oli väga ammu. Ma mäletan. Isaga koos ma olin just läinud esimesse klassi. Isa hakkas jahimeheks ja siis ma olin siuke takkes tal kanna küljes kinni. Isaga koos oli esimene oli sokujaht. Aga metsas käimise võlu sai sulle kohe selgeks? Küllap see vist oli jah siuke looduse huvi, et see metsas käimine nagu meeldis. Ja kuna isa veel siis nii hilja nagu hakkas jahimeheks, et olin siis juba paras surakas, et kuidagi nagu see esimene käik oli meeldiv ja sealt see edasi läks. Niisiis, Priit läks metsa isa sabas. Aastad on möödunud, aga tuuled pole pöördunud. Priit on ise isaks 3 noorele mehele, kellel vaatamata noorusele on oma selge arusaam, miks ja kuidas jahipidamine käib.
Kui palju neid selliseid lugusid on olnud, kus teie pere või kõik mehed korraga jahil on? No meie pere on niisugune pardijaht, kui me siin sügisel teeme, et siis on see poiste etteaste. Meil on omal labradorid 2 tükki, kes nagu hirmsasti tahavad linnujahti pidada ja mere ääres hullata, et siis see on see olukord, kus me poistega koos käime. Nii, poisid olete käinud? Jah. Ja kuidas see jaht välja näeb tavaliselt siis? Tavaliselt me lähme mere äärde, siis laseme koerad välja, siis lähme otsime endale istumiseks mõne hea koha, passime natuke, pardid lendavad, teeme pauku, koer jookseb, toob linnu ära, läheb edasi. Aga kelle sõna koer kuulab siis? Kas isa peab ütlema või piisab ka sinu ütlemisest? Isa sõna on siuke kõige olulisem. Isa on siuke, et alati kuulab meie sõnad niimoodi, jah. Valikuliselt? Kui tahab, siis kuulab, jah. Et siis, kui sobib ainult, eks ju. Mis teisi töid te olete metsas käinud tegemas, mis on loomadega seotud? Me oleme käinud seal metsa tegemas, näiteks metsas vahest, on ju. Söödad on käinud. Olete söödad ka käinud? Kuidas see välja näeb? Kuidas seda tehakse? Lähme sööda platsi peal, siis paneme sinna maha sööda ja siis lähme seal ära. Olete te ise siga näinud ka? Kus te nägite? Põllu peal. Põllu peal? Mina olen tee peal näinud. Miks peab üldse jahti pidama? Et süüa saaks. Loomade arvukus läheb liiale võib-olla ja siis jahimehed natuke reguleerivad seda. Kui palju sinu jaoks jahimeheks olemine tähendab mitte ainult jahil käimist, vaid teisi asju sinna juurde veel? Aga see jahil käimine ongi tegelikult mitmekülgne, et üks asi on see jaht, mida me täna tegime, teine asi on kõik see loomade elu ja vaatamine seal metsas, et see nagu tegelikult on see laskmine selle asja juures üks väike osa ainult. Küll see söötmine, lehise vihad, soolakud, jutud ja niisama metsas ringi kulgimine. Palja sportliku hasardiga kaua jahti pidada ei saa. Mets koos oma elanikega vajab tähelepanu ja hoolt. Kogenud jahimeheks saab ainult see, kelle peas asuv jahikompass näitab looduse armastamise suunda. Mulle tundub, et need maad siin on ka suhteliselt sellised, kuhu sind eksitada võimalik ei ole. Ma tegelikult jahimeheks hakkasin üldsegi, see oli metsamajandi aeg, kui isa oli metsamajandis tööl ja need metsamajandi maad, mis tegelikult jäävad siia samasse taha, kus me nüüd oleme. Et siin sai nagu algust tehtud, aga siia sellesse Salmjäi seltsi ma tulin tegelikult tänu naisele, kes naise isa oli siin seltsis jahimees, ta oli pikka aega saarte jahimeeste seltsi esimees. 91. aastast olema nüüd Salme seltsis nagu äiaga koos kulgenud ja tema mind selle metsaga nagu tuttavaks teinud siin kandi peal on ja kuna siit on nagu mõni aasta juba tagasi, et siis nagu need metsad on suhteliselt tuttavad, kuna saab nagu koeraga palju käidud ja muidugi on niisama lonkimas, et kandid on tuttavad ja palju mehi tegelikult on ju kohalikud mehed, kes tunnevad seda sama ala nagu väga hästi, et eks nemad teavad hästi, et millisest kivihunnikust ja millisest tukast jutt käib, et eks ta tänu sellele on, et kohalikud mehed on ise tublid. Kui tähtis see sinu jaoks on, et see mets tõesti on sulle ka tuttav, et sa tead seda paika, seda kanti, seda ümbrust? No selles mõttes on ta hästi oluline, kui nagu jahti korraldada, et kuhu mehed ette lähevad, kuhu mehed vastu tulevad, kes kuskilt midagi teeb, et see on tegelikult hästi oluline selle metsa tundmine ja selle jahi korraldamise poole pealt ja teada, et kus need loomad liiguvad, kus need ülekäigurajad on. See on tegelikult selle jahikorralduse juures päris oluline. Jahipidamise aladele jäävad nii riigi kui ka erametsad. Jahiseltsi liikmeteks on nii metsaomanikud kui ka metsakülalised. Nii esimesi kui teisi toob kokku ühine kirg. Seltsis ei ole ainult segasem, selts on kokkusaamispaik, omamoodi vennaskond. Kas mets kuidagi ütleb ette ka, et täna võiks olla selline hea jaht? Täna võiks olla saaki õhtu lõpuks? Pigem on see ilm, nagu tänagi tegelikult läks meil ilmaga ju väga õnnelikult, et päike paistis ja vaikne oli, et eks see ilma järgi ta tegelikult on, et kui on olnud vihmased ilmad enne seda ja on
sellist tuulist ilma olnud, siis suure tõenäosusega sellise vaikse ilmaga loom tuleb välja. No, ajujahi puhul küll see pole nüüd nii oluline, aga vaatamata sellele sa kuuled ikkagi kaugelt ära, kus see loom liigub ja kuhu ta tuleb. Ja selles mõttes on ilm nagu väga tähtis. Ma lasin ühe rebase. Miks üldse tänapäeval on vaja jahti pidada? Inimene on omale korra selle rolli võtnud, et seda ulukkeasurkonda nagu piirata ja paraku see Saaremaa olu on, et seda hirve on siin palju, kes teevad nagu põllumehele vähe peavalu nende silopallide lõhkumise ja sellise teemaga ja metssiga muidugi oma kärsaga, et nagu täna isegi metsas nägite, et on sellised majade vahelisi, külade vahelisi kohtud, kus nad tegelikult nagu teevad päris palju pahandust. Eks need jahimehed küll üritavad seda nii palju, kui see võimalik on, ohjes hoida. Me olime täna väljas terve päeva. Hommikul vara alustasime ja kohe hetke pärast päike loojub. Kui sagedasti selliseid terve päev metsas siis jahiseltsi juhina ja jahtide korraldades ette tuleb? Kui suurt osa see sinu ajast ära võtab? Noh, ütleme nii, et seda naise käest küsida, siis ma arvan, et ma olen liiga tihti seal metsas. Aga eks ta on, et sellest septembri algusest, kui hakkab see hirvejaht ja poolest septembrist hakkab põdrajaht, siis ikka suht tihti on see. Et nädalavahetused ikka kulgevad laupäevased päevad tavaliselt ikka metsa vahel. Päeva kõige kavalama tegelase tiitel läheb aga sellele kährikule. Just hetk tagasi toimus tige madin jahikoera ja kähriku vahel. Siis, kui jahimees koos kaameramehega kohale jõudis, viskas kährik kõhuli ja teeskles surnut. Jahikoer luges oma töö lõppenuks ja jooksis siga otsima. Teile, kes te mu juttu tühjaks lobaks peate, teeb nüüd kährik silma. Väikest partimaa ei jahi, lasta raibe sulistab. Põder, see on üle prahi, neid mu 2 raud tulistab. Kuul poeb kerre nagu urgu, uluk langeb aasale, tema naha viin ma turgu, sarvet abikaasale. Ja ei ole enam kaua kannatada, sest järgmine metsapeatus juba pool tundi vähem kui nädala pärast.